Iraan on seadud interneti allveekaablid kriisi keskmesse ning nüüd on oht liikunud traditsiooniliselt sõjakaardilt digitaalsele selgroole, mis ühendab panku, ettevõtteid, valitsusi ja tsiviilsidet. Sel teisipäeval, 5. mail 2026. Häire kasvab, sest revolutsioonilise kaardiväega seotud meedia on hakanud rõhutama kaablite haavatavust Hormuzi väinas. Samal ajal märgivad analüütikud, et ka teised merelised kitsaskohad nagu Gibraltari väin satuvad strateegilise tähelepanu alla. See, mis varem tundus olevat sõda nafta ja laevade pärast, puudutab nüüd midagi vaiksemat ja sügavamat, globaalse interneti nähtamatuid marsruute. Oht ei seisne lihtsalt suvalises kaablis. Allveekaablid kannavad umbes 99% maailma internetiliiklusest, toetavad finantstehinguid, pilveteenuseid, kõnesid, sõnumeid, avalikke süsteeme ja ettevõtete vahelist suhtlust. Kui režiim hakkab neid kaableid survevahendina kasutama, ei ähvardada ainult tehnoloogiat. See sihib miljonite inimeste igapäevaelu, digikaubandust, andmete turvalisust ja terveid piirkondi stabiilsust. Rahvusvaheline telekommunikatsiooniliit tunnistab samuti neid kaableid kaasaegsete ülemaailmsete sideteenuste aluseks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Jälgi reaalajas parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Kriisi vahetu keskpunkt on Hormuzi väin, mis on juba tuntud nafta poolest, kuid toimib ka digitaalse koridorina Aasia, Pärsia lahe, Egiptuse ja Euroopa vahel. Reutersi reportaaž näitas, et sellised kaablid nagu AAE1, Falcon ja Gulf Bridge International läbivad seda piirkonda või sõltuvad sellest, ühendades Pärsia lahe riike, Indiat, Kagu-Aasiat, Aafrikat ja Euroopat. Seetõttu ei jääks ükski kahjustus seal ainult merepõhja. Mõju võiks avalduda interneti aeglustumises, pilveteenuste tõrgetes, finantsviivitustes, e-kaubanduse katkestustes ja andmekeskuste suuremas koormuses. Kõige tõsisem märk tuli siis, kui Tasnim, revolutsiooni kaardiväega seotud agentuur, kaardistas Pärsia lahes asuvad veealused kaablid, maabumispunktid ja pilveinfrastruktuuri. Avaldatud teade ei kõlanud nagu neutraalne tehniline selgitus. See mõjus läbimõeldud sõnumina, mis näitas, kus asuvad teisel pool lahte olevate riikide, eriti Araabia Ühendemiraatide, Katari, Bahreini, Kuveidi ja Saudi Araabia tundlikud punktid. Sõnum oli selge, kui sadamad, naftatankerid ja sõjaväebaasid on juba kriisis, võib mängu tulla ka digitaristu. Siin ei alga risk ohvritega koha peal, nagu rünnaku puhul baasi või laeva vastu. Oht on teistsugune. Ühenduse katkestamine, oluliste teenuste nõrgestamine, maksete viivitamine, haiglate, ettevõtete, lennujaamade ja sidesüsteemide mõjutamine. See on külm, varjatud ja raskesti märgatav oht, kuid sellel on võime põhjustada tsiviilelus kohest šokki. Iraan teeb seda, sest ta on sõjaliselt ja majanduslikult surve all. Kui jõud ei suuda kontrollida kogu õhuruumi, kõiki meresid ja kogu kaubavoogu, siis ta püüab tabada kitsaskohti. Hormuz on neis kitsaskohtadest esimene, Gibraltar on teine. Gibraltari väin ühendab Atlandi ookeani Vahemerega ning ühendab Euroopa ja Aafrika nii mereteede kui ka digitaalteede kaudu. Näiteks registreerib Teuxios Cabo Esteti kaabli, mille pikkus on 112 kilomeetri ja mis ületab Gibraltari väina Estepona, Hispaania ja Tetuani, Maroko vahel. See näitab, miks hoiatus ei saa piirduda ainult lahega. Konflikt, mis sihib kaableid kitsas väinas, võib tekitada hirmu ka teistes kitsastes kohtades kaardil. Kui Teheran kasutab revolutsioonikaardi väega seotud sõidukeid kaablite sihtimiseks lahes, hakkavad eksperdid ja valitsused vaatama kõiki haavatavaid väinu. Gibraltar arvestatakse samuti, sest see on mandrite, kaubanduse ja kommunikatsiooni vaheline läbipääsupunkt. Kui Hormuz on lahe digitaalne värav, siis Gibraltar on üks digitaalseid väravaid Atlandi, Vahemere, Euroopa ja Aafrika vahel. Ka ohulaad äratab tähelepanu. Veealuseid kaableid kaitstakse, jälgitakse ja sageli maetakse rannikule lähedale, kuid need on siiski merel toimuvate intsidentide suhtes haavatavad. Reuters ise märkis, et enamik ajaloolisi rikkeid tuleneb inimtegevusest, näiteks kalapüügist ja ankrutest, samas kui riikide toetatud sabotaaž jääb reaalseks ohuks konflikti piirkondades.
sõjaolukorras on parandustööd keerulisemad, sest remondilaevad vajavad luba, kindlustust, turvalisust ja ligipääsu sündmuskohale. Kui läheduses on miinid, vrakid või käib lahingutegevus, võib taastamine veelgi viibida. Siin muutubki olukord tõsisemaks. Eesmärk ei pea olema kogu piirkonna interneti katkestamine, et paanikat külvata. Piisab, kui tabada tundlikke punkte, tekitada ebastabiilsust, sundida ettevõtteid liiklust ümber suunama, tõsta kindlustuskulusid, aeglustada parandustöid ja näidata, et miski pole kättesaamatu. See sobib kokku revolutsiooni kaardiväe surve loogikaga. Tegutseda hallis tsoonis, külvata hirmu, eitada otsest kavatsust vajadusel ja kasutada ebakindlust poliitilise relvana. Oodatav reaktsioon on nüüd suurem järelevalve kaablite, laevade, maabumispunktide ja andmekeskuste üle. Ameerika Ühendriikides on see teema juba jõudnud riikliku julgeoleku aruteludesse. Senaator Jim Risch, välissuhete komisjoni esimees, toetas rahvusvahelist pingutust veealuse sabotaaži eest vastutavate isikute paljastamiseks ja selle infrastruktuuri kaitse tugevdamiseks. Mure kasvas pärast kahtlasi juhtumeid Läänemeres, Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ja teistes strateegilistes piirkondades. Lähiajalugu näitab, miks see hirm ei ole liialdus. 2024 aastal kahjustati Punases meres veealuseid kaableid pärast seda, kui laev Rubimar, millele lõid Iraaniga seotud Houthid, jäi triivima ja uppus. Ameerika võimud ütlesid, et laeva ankur lõikas kaableid, kui alus uppus. See juhtum näitas, et kohalik sõda võib mõjutada internetti ka siis, kui kaabel ei ole esimene sihtmärk. Piisab ühest kahjustatud laevast, kitsast marsruudist ja tundlikust infrastruktuurist merepõhjas, et muuta merelahing digikriisiks. Teine näide tuli Läänemerelt. 2024 aasta novembris said vähem kui 24 tunni jooksul kahjustada 2 veealust fiiberoptilist kaablit. Üks ühendas Soomet ja Saksamaad, teine Rootsit ja Leedut. Uurimine keskendus Hiina laevale Yipeng 3, mis viibis piirkonnas, kuigi võimud suhtusid juhtumi kavatsusse ettevaatlikult. Sellest hoolimata pani see juhtum Euroopa häirekella helisema, sest näitas, kuidas lihtne kaubalaev võib sattuda kriitilise taristu kriisi keskmesse. Need juhtumid aitavad mõista Iraaniga seotud ohtu. Teheran ei pea ametlikult operatsiooni välja kuulutama, et reaktsiooni esile kutsuda. Kui revolutsioonilise kaardiväega seotud meedia avaldab kaarte, kaablite nimesid, andmekeskusi ja rivaalide digisõltuvust, siis see sõnum juba avaldab mõju. Ettevõtted hindavad riske ümber, valitsused suurendavad järelevalvet, operaatorid valmistavad ette alternatiivseid marsruute, remondilaevad muutuvad kallimaks ja ettevaatlikumaks. Ja tavalised kodanikud, isegi kui nad on konfliktist kaugel, võivad tunda aeglust, teenuste katkemist ja ebastabiilsust. Pärsia lahes on risk veelgi tõsisem, sest Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Katar ja Bahrein on teinud suuri investeeringuid tehisintellekti, pilvetehnoloogia ja andmekeskustesse. Need riigid tahavad saada mõjukaks jõuks. Nad sõltuvad kaablitest, mis läbivad pingelisi piirkondi. Kui Iraan otsustab kasutada kaableid survevahendina, püüab ta tabada just nende rivaalide majanduslikku tulevikku, andmeid, panku, digitaalenergiat, e-kaubandust ja tehisintellekti infrastruktuuri. Gibraltar tuleb mängu kui järgmise mure sümbol. Kitsas väin ei ole Iraani vahetu sõjaline sihtmärk, kuid see tuletab meelde, et maailma internet läbib vaid mõnda füüsilist koridori. Nii nagu Hormuz koondab naftat ja andmeid, ühendab Gibraltar meresid, mandreid ja turge. Kui maailm aksepteerib, et kitsad kaablid on muutunud surve sihtmärkideks, siis pole ükski kitsaskoht täielikult radarilt väljas. Oht ei ole enam piirkondlik, vaid muutub globaalseks. Praegu käib vaikne võidujooks kaitse nimel. Valitsused peaksid suurendama merelist patrullimist, operaatorid peaksid tugevdama jälgimist, pilveettevõtted peaksid valmistama ette varusüsteemid ja kindlustusfirmad peaksid tõstma hindasid konfliktipiirkondades tegutsemiseks. Aga ükski neist vastustest ei kõrvalda peamist probleemi. Allveekaablid on pikad, sügaval, laiali ja neid on raske pidevalt kaitsta. Merepõhi on muutunud uueks vaidlusalaks. Trumpile ja Ameerika Ühendriikide liitlastele tekitab see lisasurvet. Laevade kaitsmine Hormuzi väinas on juba niigi keeruline.
kaablite, maabumispunktide, andmekeskuste ja digitaalteede kaitsmine muudab selle ülesande veelgi keerulisemaks. Ameerika vastus kipub ühendama mereväe, luure, eraettevõtted ja piirkondlikud partnerid. Iraani oht kaablitele pole seni kedagi tapnud, kuid on juba avanud strateegilise haava. Iraan on mõistnud, et võib vastaseid hirmutada ka ilma, et tulistaks raketi mõne linna pihta. Piisab vaid osutada juhtmetele, mis toetavad kaasaegset majandust. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvese kogukonnaga veelgi rohkem seotud olla.